see samane füüsiline tasand, et ta ei saa nii palju, kui ta saaks siis, kui kogu rahakott oleks tema jaoks. Ma tunnen ühte tüdrukut, meil on üks 10-aastane tütar või juba 11-aastane tütar ja temal on klassiõde, kes lunis endale teises klassis kingituseks, sünnipäeva kingituseks läpaka. Siis vanemad lubasid, et kui ta jõuab 5. klassi, siis võiks, või 6. klassis võiks mõelda ATV peale. Ja tegelikult ongi niimoodi, et see tuleb veel üks asi. Seal peres on ka see on selline juba levinud läänetrend, et kui laps saab head hinded, siis ta saab raha või siis ta saab mingisuguseid asju. Ja niimoodi last kasvatades ei ole mitte midagi imestada, kui see laps on täiskasvanu ja temal on väga tugev vajadus tarbida, väga tugev vajadus saada midagi millegi eest. Ja nüüd ongi, aitabki see, et me püüame varajases eas teha lapsele selle selgeks, et tegelikult kõigepealt ta rõõmustab meid. Kui lapsel on niivõrd tähtis tegelikult see alla 6-aastase lapsele, et ta rõõmustab oma vanemaid. Sellepärast selles vanuses on lapsel oluline teha koostööd oma vanematega, ta tegelikult armastab neid. Muide, kõik asjad võivad olla nihkes, kui see esimese 3 aasta jooksul on lapsest kasvanud selline väikene türann. Ja paraku selliseid asju on ja muide see on seotud just nende samade piiride panemata jätmisega. Aga siin on võimalik asju muuta ja mina soovitaksin küll, et sellise lapsega tuleb hakata aega maha võtma. Sellepärast, et ma olen näinud paraku lapsi uurides, miks koolilapsed suitsetavad koolinurga taga. Miks üha varem hakkavad lapsed suitsetama juba algklassides. Ja tegelikult ongi nii, et nendel lastel tekitab see ühiskond väga tugevat stressi. Sel ajal, kui ei olnud veel vabakasvatust, oli mul üks õpilane, kes oli kasvanud sellises kodus. Ta on umbes 25-aastane praegu ja tema kirjeldas olukorda. Ta tuli kooli, ta oli kasvanud nagu tõeline lillelaps, keset loodust, ilma igasuguste piiranguteta. Ja ta tuli kooli, ta ütles, et kool oli absoluutne masendus. Mingisugused õpetajad, kes nõuavad, tuleb koolis istuda, pingis kuulata, tuleb täita korralikult päevikut, no mis iganes. Ja tegelikult ütles, et see masendus ei lahkunudki temast. Tänasel päeval on temast saanud töötu, väga tugevalt ülekaaluline inimene ja ta on tõesti õnnetu inimene. Ja samamoodi need nurga taga suitsetajad, nendel on kõigil täpselt see sama protsess toimumas. Nad tulevad kooli, sisuliselt esimesse ühiskonda. Ja nad saavad aru, et seal on mingisugused vastikud raamid. Ja kuna nad ei ole sellega üldse harjunud, siis langeb neil õppeedukus. Need tekivad probleemid õpetajatega, neil ei ole seda tahtejõudu, et istuda rahulikult seal koolipingis. Siis konfliktid, nad hakkavad tundidest kõrvale hoiduma ja tulemus ongi käes. Ühel hetkel on nad seal kooli nurga taga suitsetajad ja lihtsalt sellepärast, et selle esimese ühiskonna raamid tekitavad nii tugevat vastuseisu. Ja veel kord, et kui me vanematena oleme need asjad nagu läbi mõelnud enda jaoks, siis me tegelikult saame aru, et kui näiteks meil on kodus umbes 3-aastane väikene selline türannikene, kes arvab, et tema maailma keskpunkt. See on sellepärast, et me oleme ise tema selle ajuosa sellise infoga täitnud tegelikult. Et teadmatusest või mis iganes. Aga nüüd saab olukorda parandada. Ja kui me ei paranda, siis
praktiliselt 99% tõenäosusega võib öelda, et sellest lapsest saab väga raske teismeline. Ja sellepärast, et see õige aeg läheb mööda ja ühes vanuses, see on siis see aeg, mis tuleb peale 12. eluaastat, on väga raske neid mõjutada ja muuta. Nii, ja nüüd Nõukogude ühiskonnast oleme tulnud. Sõna kuulekus tekitab mõnes inimesest õudusvärineid, aga nüüd jälle mõtleme need asjad läbi. Kas ühiskonnas on see oluline? Ühiskonnas on oluline, elus on oluline. Nii, kas on vaja täita mingisuguseid kohustusi? Kas on vaja olla hea pereema, hea pereisa, nii on. Ja nüüd näiteks, mis näited olid need samased hispaanlased, nemad ütlesid niimoodi, et no näiteks kui me lapsele ei pane raame, siis ta on seal ütleme juba selline 30-aastane meesterahvas ja ta leiab, et ta võib oma pere maha jätta, ta võib ära minna kellegi teisega, kellegi noorema, atraktiivsemaga ja tegelikult need on seotud lapsepõlvega. Sinna ei ole midagi teha. Ja üks asi veel, kui mul oli tegeleda vaja nende väga raskete teismelisteks, ma panin tähele sellist asja. Rasked teismelised on tihti peale punkt 1 ainukesed lapsed, ainukesed pojad, kõige nooremad pojad, siis pojad, kellel on pikk maa ja siis tulevad vanemad õed või vennad ja mõned sellised variandid veel, või siis üksikemad ka paraku. Üksikemad ilmselt kõik see koore, mis peale tuleb, see on kindlasti raske kanda. Nii, ja paraku, kuna ühiskonnas, iseseisvas elus on see kuulekus oluline, tuleb seda aidata kujundada lastes, aga kõike seda saab teha ka sellise positiivse motivatsiooniga. Nii. Ja nüüd siis, kuidas siis aidata lapses välja kujundada vastutustunnet? Kõige olulisem positiivne eeskuju. Kui meil on teismelised lapsed kodus, siis ma mõtlen, et mitte mingisugust eeskuju vist polegi olnud. Ma olen küll nagu enam-vähem normaalne olnud, aga et laps on ikka selline, et ei anna nagu lootust. Aga olge rahulikud, laps saab 20-aastaseks. Kui te olete püüdnud, kui te olete pühendunud olnud, siis tema raske aeg saab läbi. Ja see võib olla ikka päris hilja ja te näete, et ta üldjuhul on vastutustundlik, ta üldjuhul on täitsa normaalne inimene ja ime, et ta võib hakata isegi tegema samu asju, mida teie olete teinud ja mida ta kunagi on kogu hingest kritiseerinud. Aga ta on täiesti lootustandev. Nii et see eeskuju asi on täiesti pidev ja ei ole vaja nagu kaotada lootust. Ja armastus laste ja vanemate vahel, minu arust ongi nii, et meil on väga palju räägitud sellisest emotsionaalsest armastusest, aga armastus on ka täiesti ratsionaalne tegevus. Ja just see, et ma mõtlen need asjad läbi, mida iseseisev elu minu lapselt ootab ja katsun oma last selleks ette valmistada. Nii. Nüüd see, millest me rääkisime, et lapsel on vaja kindlalt aru saama, mis on hea, mis on halb. Ja seda juba päris varases eas. Ja sellised lapsed, kellel on see kindel arusaam, on sisemiselt kindlamad, sisemiselt tugevamad ja ka rõõmsamad. Tänasel päeval räägitakse, et näiteks koolilõpetajatel on tihti selline eksistentsiaalne vaakum. Ma ei tea, miks ma elan, mis on selle elu mõte ja nii edasi. Ja paljud asjad saavad alguse siit, et kui me täiskasvanud ja küll võivad rääkida, et kõik on suhteline ja head ja halba pole olemas, siis lapsele see kindlasti sobib. Lapsel on vaja seda kindlalt aru saama, et temas kasvaks see tugev telg. Nii, ja lapsel peavad olema kohustused ja kindlad ülesanded. No, kuidas me